ühel toredal päeval läks Nau oma pilvevaibaga sõitma ja suures uljuses ta sõitis maale liiga lähedale. Pilv haihtus. Nau kukkus plortsatades Mau järve sisse. Mau aga üldse ei pahandanud selle pärast. Ja tore sõprus sai ruttu sünnitud. Selline tähtis sündmus vajab ju ometi kui tähistamist olla, eks ju? Ja ennäe imet! Ühe sõrme nipsu peale tuleb maa seest välja täitsa kohe seenekujuline teelaud. Oi, suure mehinaga teelaud tuleb maa seest välja, Mau teeb nipsu ja teelaud oli täiesti lookas. Kaetud igasuguste meelepäraste asjadega. Selle suure Kräu ja Näu näed kõik kogunevad kokku. Suure Kräu peal olid kõiksugused olendid, sulelised ja korvalised ja muidu mõnusad olendid igalt poolt kokku. Need olendid ju pidid kokku tulema, kui ikkagi teelaud on kaetud, siis peab ikka kõige pidama ja kuskil midagi toimub. Olendid tuli igasuguseid ja igalt poolt, õhust, lillede ja taimede vahelt. Samuti maa sees tuli igasuguseid olendid. Ja kõik tähistasid. Kõik tulid kokku tähistada elu, armastust, sõprust. Ja üldse sellist tavalist argipäeva ka. Aga üks pidu, selline vikerkaare pidu, vikerkaare värviline pidu hakkas lõppema siis, kui kõige väiksemadki nüüd täitsa ära väsinud ja hakkasid lillede vahele peitu pugema, et seal tuttu minna. Ja kui väiksemad olid vaikselt tuttu pugenud, siis ka suuremad ei saanud enam jalgu tatsata ringi, muidu ajavad nad ülesse. Kui üks Kräu on alguse saanud, siis kahjuks peab see ka lõppema. Kui päike hakkas loojuma ja tee hakkas jahtuma, siis pakkisid oma asjad kokku ja lahkusid ka kõige toredamad külalised. Aga ega pidu lõppes ainult selle jaoks, et varsti saaks jälle kokku tulla ja uut pidu vedada, on ju. Selle suure tähise taeva all ja igasuguseid toredaid energiaid sinna saata teelaua ääres. Aga enne veel, kui päike hakkas loojuma, rääkis Nau Maule, kust tema tuleb. Taevast alla sadanud, ta rääkis, kuidas tema elab seal pilvepiiri peal ja millised teistsugused toredad karvased olendid seal elavad ka. Mau rääkis lindudest, pehmetest taevasammastest ja kui ta sellest kõigest niimoodi kõneles, tekkis tal täitsa kohe koduigatsus. Ja Mau mõtles, et kuidas ta sinna kõrgele tagasi saab. Pilve enam ei ole. Aga Mau teadis, mis teha. Mau rääkis, et kõrgel kristallmäe otsas elab üks draakon, kes on suur ja tark ja hästi ilus ka. Võetigi siis ette hetk suure mäe otsa. Suure mäe otsas oli lohe. Magav lohe. Magav lohe avas vaikselt silmad, kui Mau ja Nau neile talle oma ilusat kingitust näitasid. Lenneldes siis tiivulise lohe peal vaatas Nau tagasi lehvitava Mau poole. Salti läheb. Ja vaatas, kuidas Mau muutub palju väiksemaks ja väiksemaks. Temast on järel ainult üks tillukene täpp. Aga kodu oli juba varsti täitsa olemas. Varsti oligi Nau kodus. Aga nii Mau kui Nau teadsid, et nad varsti kohtuvad jälle. Ja mõlema südames oli naeratus.